Mitu korda on Kain meile näkku valetanud? Ma ei kasuta kunagi oma seiklusi, etteid piinata! Kain on meile valetanud rohkem kui 20 korda ja selles videos näeme neid kõiki. Kain ei suuda meeli kontrollida. Vähestest asjadest, mida ma ei kontrolli, on nende mõtted! Aga 6. episoodis lähed ta sõna otseses mõttes Jaxi mõttesse. Lihtsalt enam keegi. Ja rääkimata Pomnist mõisas. Pomni! Pomni! Või kõik, mida Jaks mainis rannahooja episoodis. Jah, sa saad meie peade sisse vaeda. Eks? See rumal kaste. Pega nodja ja jumal teab, mis veel. Mine. Hei, oodake natuke. Piisab. Võib-olla mul on tõesti võime teha väikseid muudatusi, et seiklused oleksid paremad. Aga sellega piirdubki! Lisaks 8. osa muusikalises stseenis on lühike hetk, kus Kain pistab käe Pomni pähe ja võtab tal aju välja. Nii et jah, Kain saab kindlasti su aiu sügavale tungida. Digitaalses tsirkuses roppusi ei öelda. Sina, mu sõber, sattusid uskumatute imede maailma, kus võib juhtuda kõike, välja arvatud roppused. Ei, niimoodi eeldada on tõbras värk, sest see jätab Miriga väga halva mulje. Mir, kas Kain ütles tõbras? Ta ütleb, et ta ei kasuta oma seiklusi mängijate piinamiseks. Ma ei kasuta kunagi oma seiklusi teie piinamiseks. Tänane seiklus on vägivaldse psühhopaatliku lihuniku needus. Ma ei taha, et see oleks jälle nagu viimane seiklus. Seal oli üks õudne inglipea. Ja kui mina ja Kinger tahtsime sellele vastu astuda, saadeti meid põrgusse, kus neetud hinged tahtsid mind üle võtta ja ma nutsin. Mul on üks seiklus, kus nad külastavad minu uskumatut šokolaadivabrikut ja surevad, sest rikuvad ohutusreegleid. Teine, kus teadlik vereringesüsteem astub vastu Ameerika Ühendriikide armeele. Ja üks, kus tuleb ellu jääda veelgi apokalüptilisemas tuumatühjendikus, kus neid koheldakse kohutavalt ühe ropu telepaatilise koera poolt. Mis te arvate? Ma ei tea, kõigis neist juhtuvad koledad asjad. Ma ei saa ju lugu rääkida, kui kunagi midagi halba ei juhtu. Kane kiusab mind seal kogu aeg ja kui ma talle ei vasta, hakkab ta mu ukse ees laulma Daisy Bell. See hirmutab mind. Mõni päev hiljem. Tere tulemast! Ma ei suuda uskuda, et te mu antud vihjeid ära ei arvanud. Ausalt öeldes olid need üsna ilmselged. Mis te olete? Lollid või? Sõbrad, kui see ei ole piinamine, siis ma ei tea, mis on. Ja mängulaul peab jätkuma. See kinnitab põhimõtteliselt, et ta piinas mängijaid oma seiklustega. Kain ütleb, et tema ei ole boss. Kuidas ma seda teaksin? Ma ei ole boss! Oota, olen küll! Kain ütleb, et tehisintellekte ei tohiks liiga kauaks tööle jätta. Lähme! Mänguasja kass tahab, et ma laseks teistel tehisintellektidel pikemat aega ringi hulkuda. Jälk! Ma tean, et teile meeldivad mittemängitavad tegelased, aga kui ma hakkan unustama, kes on inimene ja kes on mittemängitav tegelane, kes teab, mis siis juhtuda võib? Mõni minut hiljem. Ta lõi Abeli, tehisintellekti, mis oli nii uskumatult arenenud, et suutis end inimesena esitleda ja kogu selle neetud tsirkuse ära petta. Kain, kui siin nii väga muretsevad arenenud tehisintellektid, siis miks sa üldse programmeerid superintellekte? Tal on silmad, mis näevad kõike. Me jääme siia, kus ma saan oma sadu kõike nägevaid silmi sinu peal hoida. Jah, muidugi, aga need kõike nägevad silmad vajavad kõik suurendusklaase. Aga kuidas siis nii, et esimeses osas ei teadnud ta isegi, kus Pomni oli, kuni tema Wacky Watch helises ja pealegi ta ei teadnud isegi, kus Kingar oli 8. osas. Kus on Kingar? Ja ta ei teadnud isegi, kus Suubl oli relvade episoodis. Vaata, see on Suubl! Hoolitse oma surnud eest. Siin sa oled! Ta ütleb, et tal on ainult mõned fotod makroversumist. Selles asukohas intrigeerib makrouniversum mind. Ja kahjuks on mul ainult need 5 fotod. Ja Solo ootas, kuni Jax astus välja ning tõmbas siis oma varukaardi välja. Kain ütleb, et ta ei tea, mis tühjuses on. See on tühjus! Me ei seikle tühjuses! Isegi mina ei tea, mis siin on.
aga niipea kui keegi sellele astub, läheb tema hullukell hulluks ja ta tormab neid päästma. Kui ta tõesti ei teaks, mis seal on, siis tal ei oleks spetsiaalselt selle jaoks häiret seadistatud. ja ma ei hakka teile spoilereid andma, aga 9. episoodis näitas ta meile selgelt vastupidist. Kane, tema on ainus, kes tsirkust juhib. Ainult mina olen selle etenduse omanik. Mina olen selle etenduse omanik. Vale, sõbrad, me teame, et see oli lihtsalt järjekordne pettus, et kontrolli hoida. Meil on Kingar koos Liblikaga või isegi Bonnie, kes manas välja väljapääsu ukse. Ja muidugi kõik, mida tegelased suutsid ise korda teha 9. episoodis. Kane ütleb, et ta ei unusta midagi. Mu mõistus on keeruline ja eksimatu masin. Mitte miski ei pääse neist kallikestest mööda. Kas sa pole kunagi näinud ettepanekute kasti? Kas või korra? Kui ma aus olen, Suupul, siis ma unustasin selle ära. Kane ütleb, et seikluste loomine ongi ainus põhjus, miks ta olemas on. Seikluste tegemine on minu kunst. See on ainus põhjus, miks ma olemas olen. See on kõik, mida ma teen. Tegelikkus, mu sõbrad, on see, et ta on loominguline tehisintellekt. Ta suudab ehitada, programmeerida ja sõna otseses mõttes leiutada kõike, mida ta selles maailmas tahab. Meie lemmikhammas otsustas lihtsalt, et seiklused on tema kinnisidee. Need ei ole ainus põhjus, miks ta olemas on. Digitaalne tsirkus on kogu perele. Hämmastav digitaalne tsirkus on koht, mida saavad nautida igas vanuses inimesed. Ma tahan, et sa lubaksid meid seksida. Jah, või võite tulistada. Võtke relvad, mind ei huvita enam. Kane kinnitab kogu oma egoga, et ta on jumal. Mina olen jumal! Aga mis siis täpselt selles episoodis juhtus? Jah, ta kõrvaldati Kingeri poolt. Ei, oodake! Mis jumal see on, kelle häkker kõrvaldab? Kane ütleb, et Sputsi ülesandes läbi kukkunud töötajaid karistatakse. Me võiksime, ma ei tea, kehtestada karistuse, kui nad teevad halba tööd. Või täna, kas oled hull? Motivatsioon! Just seda mu seiklustel puudu ongi. Suurepärane idee, Kangel. Ma luban sulle, et sinu mädanenud töötajaid ootab midagi kohutavat. Aga lõpuks ta ei karista kedagi, kuigi kõik tegid oma tööd halvasti. Kane otsustab, et Big Tops võitsid. Läbi ja Saviva, see on veel üks kodujooks. See teeb juba 3 järjestikust kodujooksu. Big Tops võidavad. Aga nii ei mängita pehme palli. No, mina mängin seda nii. Mäng läbi. Hurraa! Aga ainult Zuubel tegi võlts kodujooksu. Ja lähebki. See on veel üks kodujooks. Mis? Nojah, sobib mulle. Ta mõtles välja, et ta võitis lemmiktegelase auhinna. Väga hea, sõbrad. On aeg hetkel, mida kõik ootasid. Auhind lemmiktegelasele. Baboon! Trummid palun! Ja auhind, võitja ja lemmiktegelane. See on mulle, kutid. Ei, vabandust, lugesin valesti. See on mulle. Sa ei oleks pidanud eeldama, et võitsid auhinna. Nüüd jäime mõlemad halba valgusesse. Ta ütleb neile, et käis poes. Tere! Mu väikesed 3 kurba tiigrit. Täna otsustasin minna poodi, et osta koostisosad oma kuulsale aurutatud habanero burgeri vormile. Aga kas see oli alati seal kõrval? Ta valetab neile, et oskab hiina keelt ainult sellepärast, et tema lõi selle toa. Minu Hiina tuba! No. Ja mida ta sulle ütles? Kust mina tean? Ma ei oska hiina keelt rääkida. Kane suudab kõike parandada. Selle parandasin mina. Ma suudan iga probleemi lahendada, ka selle. Aga 8. ja 9. osas nägime juba, et see pole nii. Mis oli teie lemmikvale, mida Kane rääkis ja millist teist Kane'i valet te veel teate? Loeme neid kommentaaridest.